Ja, sa oled nüüd Eestis tagasi, mängid jällegi Levadia eest. Kuidas sa ennast tunned, kuidas sul läinud on? Kõik läinud hästi, et olen õnnelik, et alustasime seda hooaega võidupõld ja jätkame oma tööd, oma teed ja proovime võtta maksimum igas mängus. Võrreldes selle ajaga, kui sa Eestist ära läksid mõned aastad tagasi, nüüd sa tulid tagasi, mis Eesti jalgpallis Premium liigas on muutunud? No, kindlasti ma jälgisin, palju mängisin selle aja jooksul, mis ma olen välismaal. No kõik areneb jalgpalli areneb ja see kõik nagu peab olema nagu huvitav pealt. Me mängime seda mängu ja enda jaoks, aga most important pealtvaatajale. Kuidas sa võrdleksid ennast selle mehega, kes Eestist ära läks mõned aastad tagasi ja selle mehega, kes nüüd väga palju kogenumana tagasi tuli? No, ma võin öelda, olin noor, läksin seiklema seal Euroopas ja ma tulin tagasi. Olin tavaline mees, aga praegu olen juba isa ja see nagu kõik nagu annab tunda, et mõnes asjades ma olen nagu palju rahulikum ja palju kogenum ja nii edasi. Isa kõige olulisem sõnaks. Absoluutselt. Aga see uus roll väljakul, et varem sa olid ikkagi keskväljamängija, keskpoolik, aga praegu sa oled selline, me teeme siin omavahel nalja, et Joshua Kimmich, kui vaja, siis mängid paremkaitset, kui vaja mängid keskväljal. Aga kuidas see paremkaitse positsioon sul endale meeldib ja keskväljale liikumine, kui me ründame? See kindlasti kõik on väga huvitav minu jaoks, et ma võin, nagu mina tunnen ja mina ütlesin oma naisele, et ma nüüd saan vaadata jalgpalli mängides, vaadata jalgpalli teisest kandest. Juba samm-sammult nagu kohanen ja kõik tuleb ülespool. Meil on laupäeval mäng Leegioniga, seal mängivad mitmed su tuttavad sõbrad. Kas jalgpalluri jaoks on see kohtumine erinev ka, kui sa mängid sellise võistkonna vastu, kus sa väga paljusid inimesi tunned või sa ei mõtle sellistele asjadele? Ma väga palju ei mõtle seda peale, kindlasti on natukene huvitavam ja aga kui sa lähed väljapoole ja siis sa ei näe juba, kes sinu vastu mängib, sa näed nagu mingi figuur seal jalgadega ja sa pead selle konkurenti nagu võitma ja kõik. Ja viimane küsimus. Fänne kahjuks praegu staadionil ei ole. Kindlasti väga paljud inimesed elavad meie meeskonnale kaasa videopildi vahendusel. Mida sa sooviksid meie fännidele, poolhoidjatele omalt poolt öelda? Mida ma sooviksin? Ma sooviksin, et oleksid õnnelikud ja me tahame teile näidata seda, mis me trennis teeme, kuidas me töötame ja kõik, mis peab olema sama resultaat. Kindlasti igale pealtvaatajale. Lisaks hea mängupildile on vaja ka resultaati anda, sest ainult võid